ameeriklastel on selline tore dokument, mille ingliskeelne nimi on DSM-5 ehk siis Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5 väljaanne, mis siis praegu kehtib. See on, mille alusel psühhiaatrid näiteks määravad erinevaid kõrvalekaalteid isiksuse käitumises kliinilisel tasemel. Mulle meeldib sellele viidata, kuna meie igasugustes meditsiinidokumentides puudub näiteks ametlikult nartsissisti käsitlus. Kõik on kuulnud terminit nartsissist, aga eestikeelses meditsiini terminoloogias tegelikult seda ametlikult ei eksisteerinud. Sellepärast ma vaatan lombi taha, et nemad on seda hästi lahti seletanud. Ja kui me nüüd hakkame vaatama, et kui palju ühiskonnas keskmiselt on näiteks nartsissiste, psühhopaate ja sotsiopaate esiteks, siis neid on niimoodi nartsissiste on niimoodi umbes 5% pluss miinus natukene, sotsiopaate 4 pluss miinus natukene, psühhopaate ja kui me võtaksime 1000 inimest, siis see teeb 50 pluss 40 pluss 10. See on 100 inimest 1000. Nii, kui me paneme sinna kõrvale need igasugune muud tegelased, mis kliinilise häire või kes kliinilise häire kriteeriumit välja ei anna, siis keegi ei ole neid kokku lugenud kunagi, keegi ei ole neid kaardistanud, nagu me ütleme, siuke vend, kes ütleb oma naisele, mida sa tohid ja mida sa ei tohi, või naine oma mehele, või siuke, kes paneb aeg-ajalt mõne tou kirja või lööb asja laua pealt maha näiteks enese kehtestamist. Nad võivad ka sinna kliinilise kategooriasse minna, aga mitte tingimata. Eks mis ma öelda tahan on seda, et vähemalt iga 10. või sagedasem juht on selline, kellest tegelikult tuleks mööda käia. See on see, miks on esiteks oluline mõista erinevaid psühhopatoloogia ja osata neid ohumärke ära võtta.